tere ikka minu poolt. Räägin siis meie kogemusest viimase 3 aasta jooksul, mis on seotud siis biogaasiga ja ka maagaasiga, üldse metaankütustega. Alustaks nii palju, et oleme viimase 3 aasta jooksul olnud seotud ühe rahvusvahelise projektiga, mis nimi on Cosmic Biogas+. Ja sealt siis koos selle projektiga sai ka alguse see biogaasi teema Tartu ühistranspordi jaoks. Meil on väga tugev juhtpartner projektis, on Stockholmi linnaettevõte SL, kellel siis endal on tänase taas juba 260 biogaasi töötavat bussi ja lisaks on meil ka partnerid siin Norrast, kes biogaasi bussi kasutavad, nii et ma usun, et oleme saanud ka sealtpoolt sellist head toetust ja head nõu ja näinud ka lähinaabrite kogemusi ja neid tunded õppida saanud. Aga lühidalt siis on see tee olnud meil praeguste gaasibussidena selline, et 2009 aasta lõpus siis alustasime nimetatud projektiga ja meil oli õnne selles mõttes, et kui me projekti alustasime, siis enam-vähem samal ajal alustati ka uue ühistranspordi hanke ettevalmistamist ja kuna see biogaasi teema seal kiiresti aktuaalseks sai üles tõusis, siis poliitilisel tasandil otsustati lisada hankesse ka nõue gaasibussidele. Tõsi, seal ei olnud täpselt ajalist nõuet, oli lihtsalt pandud kirja, et need 5 bussi peaks lähemalt aastate jooksul liinile tulema. Sellele järgnes peale hankevõitja selgumist, kelleks oli Saaris aktsiaselts Sele, et neid busse on võimalik selle algatusel ka kiiremini liinile tuua ja algas selline küllalt hea tulemuslik koostöö, positiivne koostöö nii siis uue operaator aktsiaseltsiga Sele kui ka aktsiaseltsiga Eesti Gaas. Kuna tol hetkel on Tartus ka tanklat ja koostöös jõudsime siis nii kaugele, et alates märtsis 2011 sai maagaasi tankla Tartus valmis ja siis ka märtsis jõudsid gaasibussid Tartu liinidele. Nii et väga suur osa kogu selles protsessis oli ikkagi erasektoril ja kes panustasid väga tugevalt oma initsiatiiviga ja võtsid ärilisi riske selles protsessis. Samuti 2010 aasta alguses me alustasime ka Tartu linnal uue transpordi arengukava koostamist ja saanud nüüd julgustust gaasibusside tulekust. Otsustasime transpordikavas fikseerida, et aastast 2017, kui teeme järgmine ühistranspordi hange, seatakse nõudeks vähemalt poolte busside üleminek gaaskütusele ehk siis gaasibusside kasutuselevõtt. Samas ütleme, selline poliitiline seisukoht on täna, et need bussid võiks olla 100% gaasibussid. Ja võeti selge suund ka sellele, et bussidesse saaks tulevikus biogaas. Lisaks on väga oluline faktor uues transpordikavas meil ühistranspordi osa suurendamine ja on väljatöötamisel ka mõned soodustused siis gaasisõidukite, näiteks siis esialgu parkimise kujul, parkimissoodustuste kujul. Mida nüüd need 3 aasta kogemus meile on näidanud, et
väga oluline on poliitiline tahe ja konsensuslik koostöö sellistes projektides või sellistes olukordades, kus on vaja teha uuendusi või astuda nii-öelda tundmatusse. Ja kindel sihipärane, eesmärgipärane liikumine võetud eesmärkide suunas. Praktiline kogemus koostööst selle Eesti gaasiga näitas seda, et erasektor on väga avatud tegelikult nii riskide võtmisele kui ka koostööle ja väga oluliseks osutub selline avatud dialoog, avatud positiivne koostöö. Ja tegelikult ju Tartu puhul circa 4 kuuga tegelikult me jõudsime nullist selleni, et need 5 bussi seal Tartu linnaliinidele said ja ka tankla sai, et see protsess oli tegelikult äärmiselt kiire ja intensiivne. Meie kogemus näitab ka seda, et väga oluline kogu nende protsesside juures on avalikkuse teavitamine ja see on ta siis ütleme kütustest või ka käimasolevatest protsessidest. Et kui inimesed on kursis toimuvaga, siis laabub ka reeglina koostöö oluliselt paremini ja väiksemate tõrgetest. Ja kindlasti üks kogemusi, millest hiljem ka räägib Põlderväärsi, on see, et metaanisõidu ühistransport on keskkonnasäästlikum ja tänasel päeval ka majanduslikult soodsam võrreldes siis diiselkütusel töötavat ühistransporti. Nii. Paar sõna sellisest strateegilisest poolest, et osa teemast sai siin eelnevalt läbi käidud, aga lühidalt siis oluline on kindla eesmärgi seadmine. Oluline on omavalitsuse tasandil teha arengukavades ja pikemates plaanides vastavad korrektuurid ja võib-olla ka eesmärgid siis ümber formuleerida, senised eesmärgid. Omavalitsuse tasandil on väga oluline näha asju tervikpildina ja pikas perspektiivis ehk integreerituna. Mis puudutab nüüd metaankütuseid, siis siin võiks ühisena käsitleda nii ühistransporti või ka jäätmevedu, taksosi, ametisõidukeid ja vaadata asju selles võtmes, mitte ainult ühistranspordi poolt võib-olla. Kahtlemata on oluline ja omavalitsuse võimalus teha mõningaid soodustusi säästvale transpordile, on need siis parkimine või liikluse piiramine näiteks mingites linnaosades või piirkondades. Ja tänane kogemus näitab ka seda, et maagaas üleminekuga kütusena on üks täiesti arvestatav strateegiline variant Eesti oludes. Selge on see, et me kogu vajaminevat maagaasi suuda biogaasiga asendada, nii et maagaas ehk tulevikus meid aitama, nii et selle variandiga tuleks arvestada. Ja kahtlemata siis aktiivne suhtumine erasektoriga. Stsenaariumite poole pealt mida võiks nagu kasutada, siis ütleme, et eesmärkide elluviimiseks on öeldud siis üks variant on hanked, on need ühistranspordi hanked, on need jäätmevee hanked, kuhu saab siis vastavad nõuded nagu sisse seada.
Kindlasti saab omavalitsus kasutada ka riiklikke ja euroopalikke toetusi, eelkõige siis pehmete meetmete osas, näiteks KIK-i keskkonnaprogrammi võimalusi, aga ka näiteks siis AAU-de müügist laekuvat raha, milles siis on säästvaid busse viimasel ajal ostetud. Ja loodetavasti siis need meetmeid saab järgmises finantsperspektiivis nagu veelgi olema rohkem kui nüüd täna on. Ja kokkuvõtteks siis võiks veel lisada ehk seda, et kui siin aastal 2009 avaldatud artiklites oli juttu sellest, et metaankütused ja surugaas Eesti oludesse võib-olla ei sobi ja klimaatiliselt vastuvõetavad, siis mina oma kogemustest ja julgeks väita, et tehnilises mõttes on metaankütused Eesti oludesse väga hästi sobinud ja ennast väga hästi tõestanud selle mõne aasta jooksul. Kahtlemata järgnevates ettekannetes targemad mehed oskavad võib-olla konkreetsemalt sel teemal sõna võtta, aga kindlasti ei tasu seda metaankütuseid karta ja vastupidi, tähendab julgustaks omalt poolt ka kütuseid kasutusele võtma ja tegema siis omalt poolt kõik selleks, et need kütused leiaks laiemat kasutust nii ühistranspordis kui ka eratarbimises. Aga tänan väga. Sama lugu, kui on sellest Tartu kogemusest 2 konkreetset küsimust. Palun. Ma tohin 2 küsimust korraga. No jah. Ühesõnaga, kuidas linnarahvas ja bussijuhid on selle projekti vastu võtnud ja teine küsimus hooldus- ja remontikulude kohta? Kas neist on midagi niimoodi üldist öelda? Mina saan öelda linnarahva kohta seda, et kahtlemata on hulk inimesi, kes ei ole seda teadvustanud, aga